Kaks Eesti korvpalli tulevikumeest Kristjan Kullamäe ja Henri Trell kuuluvad mõlemad Saksamaa tippklubi Bambergi hingekirja. Igapäevaselt mängivad 19-aastane Kullamäe ning 18-aastane Trell esiliiga ehk Pro A klubis Pauna, kuid regulaarselt käiakse ennast näitamas ka põhitiimi treeningutel ning Trell aitab võistlusmängudes veel ka klubi U19 vanuseklassi tiimi. Võrreldes eelmise klubiga ma arvan, ma olen astunud sammu edasi just taseme poolest, et tase on kindlasti kõvem, et treenin igapäevaselt Prosse selle esindusmeeskonnaga ja siis ka oma vanustega, et koormus on suur, aga mänguminutid saan Saksamaa esiliigas, mis on ka hetkel väga korralik tase, et piisavalt palju pusimist. Ma teen trenni, ma ei tea, põhiliselt teen ikka Proaga. Teeme ka meestesätsiga, teeme ka põhisätsiga, teeme ka mingi nädalas järsku 3 korda, 4 korda, oleneb vajadusest. Noortega ma trenni nagu ei tee, noortega ma lihtsalt tulen mängima vahepeal. Sa ei tea, kuhu sa lähed, kas sa lähed meestega või sa oled noortega või sa oled Proaga. Aga ma arvan, see ongi noore mängija asi, et noore mängijal peab kõvasti treening tunde olema ja niimoodi ma arvan, noored mängijad arenevadki, et ei ole niimoodi nagu vanematel meestel, et piisab üksikutest trennidest ja mängida. Et kindlasti see on raske, aga ma arvan, tuleb hakkama saada. Kui Paunach on farmklubina 18–21-aastaste meeste mängupaik, siis 9-kordse Saksamaa meistri ja 5-kordse karikavõitja Prose Bambergi nimekiri on täis kuulsaid pallureid. Küsisime Kullamäelt, kui paljudele noormängijatele avaneb üldse võimalus Ainar Spagatskise käe all esindustiimi trennides käia ning kui palju need erinevad duubelrivistuse treeningutest. Mina olen, siis on Trell, käib ka esindusmeeskonna trennides ja siis on 1 või 2 mängijat veel, et ega väga palju neid ei ole, aga eks treenerid räägivad läbi üksteisega, et kuidas nad kellegi nagu olukorda näeb, et keda kutsutakse, kes vajab juba rohkem puhkust, eks nad räägivad omavahel, aga kõik on reguleeritud. Mänguliselt me proovime enam-vähem ühte sama stiili mängida, et duubel siis järgib nagu esindusmeeskonna mängujoonist, aga mis puutub treeningutesse, siis see on ikkagi erinev, et selle duublitrennid on niisuguse noorte meeste trenni, et hästi palju on sellist individuaalset asja ja mitte nii palju mängulist, aga esindustiimis väga individuaalsete oskustega ei tegele, et seal on niivõrd kõva tasemega mängijad, et seal harjutatakse ainult kokku mängu ja proovitakse mängudeks valmis seada. Pro on ikka nagu noorte arendamise sats, seal nagu me ikka teeme niisugust arendavaid asju. Teeme pallitehnikat ja teeme kaitseasendid, kaitseasendid ja viskamisi ja niisuguseid asju, aga meestetrennis on lihtsalt niimoodi, et alustad, teed paar soojendust, jooksed edasi-tagasi, risk-rossi, siis kerge venitamine, siis läheb juba 5-5 ja taktikaks. No erinevad on kindlasti. Kuigi Kullamäe ja Trell on esindusmeeskonna töös igapäevaselt sees, siis mänguminuteid Bambergi särgis teenitud veel pole ning mõlemad mehed kinnitavad justkui ühest suust, et sel teemal otseselt klubis ka ei räägita. Samas on meie mehed optimistlikud, et ühel hetkel tuleb ka nende aeg, kui trennides kõvasti pingutada. Ütlen ausalt, et otseselt ei ole juttu olnud, et ma proovin kõigepealt treeningutel hakkama saada ja ma loodan treeningutega ennast nii-öelda natukenegi pildile mängida. Et ma arvan, et see on võimalik, aga ma pean lihtsalt kannatlik olema oma ette ootama. Tunda on küll, et ikka mehed on natuke tugevamad nagu esiliiga trenni mõttes on ikka põhisatsi mehed on ikka tugevamad ja kiiremad ja seal on niisugused kõrgema tasemega mehed. Nii hullu taseme vahet märgata nagu ei ole, aga ikka sa tunned ikka midagi, et ikka teine tera on ikka. Võiks saada muidugi läbimurde hooajaks, aga ma tahaks nagu meestesatsis ka saada natukene, et siis oleks nagu perfektne, kui ma saaksin ka mõned meistriliiga minutid, et siis oleks nagu kirstordil. Kui küsida eestlaste käest tänavuse hooaja meeskondlike ambitsioonide kohta, siis toovad mõlemad välja ühe peamise eesmärgina hetkel Saksamaa esiliiga tabeli tagumises otsas vireleva Paunachi püsima jäämise sellele liigatasemele. Duublis tahaks ise korralikult mängida ja aidata võistkonnal ka edukas hooaeg teha, et kas siis on play-offi pääs või siis sinna mitte liigast välja langemine, et eks seda elu näitab, aga see võib, ma arvutleks, et sellised oleks mu duubli eesmärgid, aga ja esindusmeeskonnas ma loodan, et äkki tekib võimalus esindusmeeskonnas see aasta ka kas või meeskonda pääseda, et selle nimel töö käib ja olen ennast maksimumi.